tere jälle, mina olen Forest Gnome ja mina jätkan Minecrafti Survivalit. Kahjuks pole Daniel Tina siiani saabunud, nii et me peame üksinda jätkama. Eelmises osas me tegime natuke tööd siin kohas, kuid peamiselt hakkasime sisse kolima. Täna ma mõtlesin, et uurime mõnda asja veel siin linnas, vaatame, kas on sepamaja. Kui on, siis käime sealt läbi ja vaatame, mis me sealt leiame. Kuid kui ei ole, siis arvatavasti teeme natuke põllutööd, võib-olla ka midagi muud huvitavamat. Siis vaatame, mis siin siis praegu on. Tundub, et sepamaja siin tõesti ei ole. Kahjuks. See on väga halb, kui nendes külades ei ole sepamaja, sellepärast et sepamajast leiab alati midagi head. Seal on taas mingid head kirstud, milles on head asjad sees. Aga no muidu siis teeme natukene põllutööd, ma arvan. Võib teha ju. Seepärast, et süüa on ka vaja ja vist võib-olla ka järgmises osas lähme vaatame, mis kaevanduses on. Äkki leiame sealt midagi huvitavat, äkki ei leia. Aga ma loodan, et me saame Daniel Tina vähemalt täna ühte videosse vähemalt sisse, et pole vaadanud, et äkki ta saab ka midagi tulla, aga hetkel teda lihtsalt pole. Ma siis võib-olla pärast seda videot vaatan, uurin natuke, et kas ta on võimeline järgmisesse videosse tulema. Kui on, siis ta tuleb, kui ei ole, siis ta ei tule. Ongi nii. Ja siis praegu võtab natuke kartuleid, et need on alati kasulikud, et nendest saab päris palju häid asju teha. Näiteks küpsetatud kartuli ja nii edasi. Igasuguseid häid asju selle eest. Ma olen vaadanud ka erinevates neid Minecrafti 1.6 selliseid servereid, et äkki ma teen mõned videod nendest ka. Kuid praegu on ikka veel see graafika asi, et graafika pole meil veel päris välja arenenud. Et ikkagi, nagu ma ütlesin, soovitage programme, mis on ka nagu võimaldavad hästi head graafikat. Aga vaatame siis nüüd natuke siin ringi, et pakun peamiselt seda vilja eriti ei viitsi enam võtta, et pigem võtaks porgandit või kartulit. Siit ära. Okei, aga siis peamiselt kui uurida, et kui kaugel me üldse siin oleme, et üks asi on see, et maja meil ei ole, siis millalgi peaks küll maja endale tegema, et hetkel me elame külas ja ma mõtlesin, et võiks olla peamiselt eeslikasvandust. Ma ei tea, aga oleneb, et mida te soovite näha ja et tegelikult see kõik oleneb teist. Kui tahate midagi kasvatamist ja sellist vahel natuke igavat asja näha. Aga võib-olla ka kaevandus teeme selles osas natuke, vaatame. Ma arvan, et võikski nüüd asjad kuskil kirstu panna ja meil pole praegu ühtegi kirstu. Igal juhul maja on meil üsna suur, eesel on ka maja sees. Ma peaks mõned need heinablokid tegema eeslile, et eesel saab siis natuke süüa. Niimoodi, jah. Hästi nagu tööd on niimoodi neid teha. Mulle ei meeldi neid nii teha. Ei teinud praegu mitte midagi. Niimoodi ja saame 4 heinablokki, mis on suhteliselt normaalne. Vaatame. Nii, vaatame. Oih, mis selle maha viskas? Üle jäi. No kui jäi, siis jäi, aga kuhu need siis hetkel panna? Paneme kuskil niimoodi, sellise ilusa väikse hunniku. Mulle ei meeldi praegu, kuidas need siin maha on pannud. See ei ole üldse ilus.
võiks ilus olla ju. Ikkagi eesel sööb siit ja eesel on kallis asi. Vaatame, mis meil veel teha on. Kirstu tahaks ikka. Pole üldse puitu hetkel. Vaatame, mis meil eeslis on. Eesli kirstus on. Ma arvan, mis see oli? See oli imelik, aga väärtuslikud asjad võiks eeslile anda. Noh, hetkel pole eriti midagi väärtuslikku, nii et lähme otsime endale natukene natuke puitu, teha ikka kirstu ja noh, pühendame siis ülejäänud osa kaevandamisele. No, kaevandamine pole just mu lemmik asi, aga ikka peab midagi tegema. Vaatame, kui palju nahka mul on üldse jaga. Kuidas ma võiks lahti saada? Ma olen liiga palju... Oi, seemneid küll ei lähe. Seemneid ei lähe kindlalt vähe. No, sellepärast me oleme siin külas ja külas leidub asja. Leipärast on siin praegu õudne lääg minu arust. Öö hakkab ka tulema. See on just kõige parem asi, aga vaatame. Miks sa siin oled? 21 siin. Me peame midagi uksed uste vastu välja vaatama, sellepärast, et muidu need külalanikud kogu aeg käivad siin. Pealegi need zombid saavad tavalisi uksi lõhkuda. Selle ka meeldiv ei ole. Teeme vist 2 kirstut, saame ühe suure kirstu, kuhu saame kõik oma asjad sisse panna. No need, mida me hetkel üldse ei vaja. Nii, kui ma selle kirstu siin panen mis siia. Nii, paneme, milline siis selle. Me lihtsalt praegu tühjendame. Kas ma selle mürgise kartuli sain? Okei, see oli natuke imelik. Teadnegi kuskil mürgis kartulit sain. Ma arvan, et hetkel toitume sellistest asjadest, on kartulid. Töö on kohal. Just, magame ära. Oi, see on jumal, ei, tule sisse. Ole zombi. Ei lõumust. On. Ai, sa surma. Mida minu põlema pani? Kuidas see toimib veel? Oh! On see kartuli. Mis see kartulit endas? See on siis kartulit, vaatame palju see annab meile. Issand jumal, see ei anna üldse. See annab peaaegu mitte midagi meile. No küpsetan kartuli siis ära. Küpsetame umbes nii ahi on siin. Juhtub vahel, et sassi läheb, muidu saame seda vaatame. Ma mõtlen, mida praegu üldse teha. Ma vaatan videot, et see tahab juba lõpupoole suunduda, aga ma ei taha erilist lühemat videot tehagi. Aga võib-olla see olegi nii huvitav, kui te loodate, et see oleks. Ja ma võib-olla proovin mõned need uued programmid ka. Näiteks Bandicam on üks programm, mida proovida. Ja kui see tõesti hakkab tööle see Bandicam, siis ma hakkan seda kasutama. Loodada. Ooba! Ei, miks? Jama, see ei ole üldse hea. See on jumal. Miks Creeper? Miks just minu maja juurde? Okei, nüüd on küll ikka väga ilus maja. Seda sarkastiliselt öeldud. Mida me teeme siis? No, põhiliselt ukse saame panna ja see probleem, nüüd võib vabalt eesel välja saada. See pole üldse hea. Niimoodi siis. Saada meil 19 puitu ka olema. Ja